ma kartsin kõige rohkem seda, et keegi ei tule kohale, et ma teen ennast lolliks. Aga ainus viis hirmust üle saada on sellele otsa vaadata ja teha seda, mida sa kõige rohkem kardad. Ma poleks elu sees arvanud, et ma seisan siin mitmete sadade noorte ees, kes saavad aru, et kliimakriis on kriis. Hävitame oma planeeti ja viimane põlvkond, kes saab veel midagi teha. Kas siis tõesti ei saa me aru, kui tõsine probleem on ja kui vähe jäänud aega alles? Teadlased on hoiatanud meid juba ammu, aga valitsused on valinud neid mitte kuulata. Ja mida teeme meie Eestis? Me tahame avada uusi põlevkivikaevandusi ja õlitehaseid ning raiume maha rohkem metsa kui kunagi Eesti ajaloos. Meie habras tulevik on teie täiskasvanute käes. Maa pärandame oma lastele ja lastelastele. Ma tahan rõhuda nende inimeste südametunnistustele, kes teevad otsuseid. Ma tahan, et nad vaataksid meile otsa ilma pilku ära pööramata. Ma tahan, et nad ei vahetaks teemat, kui me neile ebamugavat tõtt räägime. Ma tahan näha, kas nad suudavad ausalt öelda, et on teinud kõik, et katastroofi ära hoida. Mult küsitakse tihti, et mis see lahendus siis on? Ja see tundub mulle alati naljakas, et täiskasvanud paluvad kooliõpilastel kliimakriisi lahendada. Meie ainus soov on tehke teadlastega koostööd. Lahendused on olemas, kui on tahe neid leida. Tahe tekib aga siis, kui me probleemid pakkumiseks võistame. Me vajame tegusid ja julgeid tasakaalukaid samme ja me vajame neid kiiresti. Mis nüüd siis edasi saab ja kas te tõesti arvate, et see muudab midagi? Me ei lähe mitte kuskile, et ei saa meid vaiba alla lükata, meid ära peita, meid ignoreerida. Me tuleme siia tagasi nii kaua, kuni toimub muutus. Olgu meid igal teedel siin kas või üks. See ei ole lõpp, see on algus muutusele, mida me peame kõik korraga tooma.